Ilusat päikeselist päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja nagu ikka, kõigi suureks rõõmuks on meil taas Toomas oma põnevate lugudega, nii et tere Toomas ja Tere! annan mikrofoni järje sulle edasi. Elagu valgusolendid! Ja mul on üks teema veel, ma panen kirja, muidu ma unustan ära vahepeal. Pane kirja. Nii. Muidu jääb Siis, rääkimata. ehk siis on toimunud, mitte minu initsiatiivil, staatuse muutus. Ja kui ma enne nagu, kuidas öelda, identifitseerisin ennast nagu tervendajana ja siis minu nagu selline ametinimetus oli kosmiline jumalik suurmeister, siis nüüd on minu nimeks arhitekt. Ma ei ole enam tervendaja, ma olen arhitekt, ma olen kehaarhitekt, energiaarhitekt. Energiasüsteemide või energia selle šablooni arhitekt tõenäoliselt, jah? Ja ümbruse arhitekt, ehk siis pidades silmas meie kosmilist ümbrust. Ehk siis mulle öeldi niimoodi, et vaata, kui sa oled tervendaja, siis inimesed ootavadki sinult seda, et sa tuled, teed niimoodi. Ja kõik on terve, eks ju. Aga palju asju veel siiski näiteks ei kuulu minu kompetentsi, sellised nagu hirmud, mis tulevad kuskilt kaugelt lapsepõlvest, ma ei tea, võib-olla teisest elust. Teise eluga saaks hakkama, aga tihtipeale on need inimeste, oma vanemate, oma lapsed sedasi kuidagi ära ruineerinud. Just, ja see on minu kompetents muide. Sellega tegelen mina igapäevaselt, et asjad on ära jaotatud. Ja siis see nimi muutus, ehk siis ma ei tegele tervendamisega, no ma tegelen loomulikult, aga selle nimi on jah teine. Et mitte selles, et inimestel ei oleks mingit lootust, kõik kulgeb ilusti. Aga nii mulle öeldi, nii-öelda kõrgemalt poolt. Ja siis teine asi, mis veel muutus, on siis see, et ma lõpetan maailma päästmise ja minu uus staatus on siis looja. Ehk siis ma hakkan looma uut maailma. Ma tegelen sellega siiamaani ka, eks ju. Täna oligi selline üsna tõhus, kus mul oli klient ja ta oli piiratud sisse erinevatest parasiitidest, kus juures ma ei ole nii palju neid näinud korraga. Ja ma loodan, et paljud teised inimesed ka said sellest nagu kergendust, et neid on nüüd, ma ei tea, mitme miljardi võrra vähem. Aga ilmselt ma pean kuskile minema koduvisiidile, sinna, kus neid tehakse. Nagu kunagi perearst käis kodus. Jah, just. Nüüd tuleb perearhitekt, kombineerib ringi, muudab ringi kõik asjad. Nii, need on siis sellised mõnes mõttes, mis muutub üldiselt, jah, üldiselt ikkagi väiksed muutused on. Ja siis võib-olla need muutused on rohkem sellised pikaajalised distantsiga, mitte nüüd homme, et kõik on juba muutunud ja Toomas on loonud uue maailma ja nii edasi. Aga vaikselt me liigume ja sinnapoole. Siis tahtsin rääkida veel sõjast. Praegust on kõik kanalid on seda täis, eks ju. Ja mulle laekus info ühest olendist, kes siis alustab sõda ja kes lõpetab sõda, sest ta ise toitub sõjaenergiast. Ja ma sain temaga ühenduse, hakkasime kauplema. Kui ma tõin talle näidise nii-öelda sõjaenergiast, talle meeldis see. Kus see tuli, ei oska öelda, sellepärast, et mind koolitati
ühe olendi poolt niimoodi, et ma käin ära, no ma ei tea, 2-3 sekundit ja tulen tagasi selle ajaga. See asi on juba mul käes, ükskõik mis see on. Ja siis ma tõingi jah, selle näidise kuskilt. Oli vaja kvaliteetset sõjaenergiat. Ja ma tõin talle ja talle meeldis. Ja siis me hakkasime kauplema selle üle, millal siis sõda lõpeb, eks ju. Ja tema pakkus siis pool aastat, mina pakkusin 3 kuud. Pool aastat on liiga pikk aeg, inimesi saab surma lihtsalt mõttetult. Ja leppisime kokku 3 kuud, ma mõtlesin, et jess, et 2 nädalat on juba olnud, eks ju. Ja siis ta tahtis vastu saada sellele, et ta tõesti nii teeb. Loodan, et ta tõesti teeb nii, ma ei tea, ja härrasmeeste värk. Mina igatahes oma poole täitsin ära ja tõin talle, no mitte ühe tükiga, aga jupi kaupa tõin raudteevaguni täie. Noh, niisugused tsisternid on, teate, mida nad veavad seal kütust ja seda Kabaliste naftat. või? Ah? Vagunitäie kabaliste tõid talle. Jah, siis hea meelega tooks neid sinna sisse. Ei, ma tõin sõjaenergiat, sellise tünnitäie. No see on, ma ei tea, palju sinna sisse läheb, igatahes kõvasti. Ja siis, kui see oli täis, ma ütlesin, näed, nüüd on minupoolne tingimus on täidetud. Aga tema ütleb, aga nüüd hakkame lugema siit 3 kuud. No näed, mis ma teen, on ju. No loeme siis 3 kuud. Noh, väga suurt vahet muidugi ei ole, jah, põhimõtteliselt, et ehk siis, kui me räägime 3 kuust, no Aprill, mai, juuni lõpp. kuskil enne jaanipäeva ja peaks ära lõppema. Vaatame. Ennustamine on väga tänamatu töö praegusel ajal, nii et aga praegust, noh, nagu loed 1, 2, 3, eks ju. Ei ole väga keeruline ei ole 3-ni lugeda. Mul on ka ju ikkagi keskharidus olemas, nii oskan lugeda 3-ni. Ja selline asi aset leidis, et minu jaoks uus asi, aga vaatame, loodame parimat, eks ju. Ja siis üks 3. punkt, mis mul veel meelde tuli, oli see, kui veel keegi mäletab, oli kunagi ma sain info, et hiinlased äratavad mingit loheellu, kes oli hästi suur ja nad tahtsid seda rakendada sõjavankri ette. Nüüd ma võtsin selle lohega üks päev ühendust, lihtsalt huvi pärast natuke rääkisin temaga ja siis ta ütles, et tead, et Hiinas on need lohesid veel, tõsi küll väiksemaid, mingi 5 tükki, et sama triangel käib seal. Siis ma läksin kohale ja laadisin kõigile jumalikku energiat lihtsalt ja kõik läks upakile. Rikkusid kabalistide suurepärase Rikkusin plaani ära. Ilus asja rikkusin jälle ära. Nutuvõru ümber suu, eks ju. Ja siis nad lendasid minema, neil ei olnud enam, neid ei takistanud enam miski seal. Ja niimoodi läks, et jällegi, ma ei tea, kuhu need hiinlased sõdima tahavad minna või kellega. Selles mõttes, et Iraagi ressursid on neil nagunii ju saadaval, eks ju. Kuhu nad tahtsid, ei tea. Aga okei, see ei olegi tähtis. Tähtis on see, et siis sõda ei tuleks jällegi kuskil ja meil oleks rahu ja seda tahavad kõik tegelikult. See on see väike mingisugune osa perverte, kes tahavad kangesti sõda, eks ju. Aga nii on lihtsalt. Midagi teha ei ole. Ja ma ei tea, kaua me veel seda kannatame, aga ma usun, et mitte kaua enam. Sest vaata, meil on ju praegu juba, noh, vaata nagu eelmine kord rääkisime, et meil sagedus läheb ju niimoodi ülesse, et me oleme jõudnud selle kuuses vist peaaegu 5 meetrit ülespoole, et praegust on, noh, täna veel ei ole, aga ma usun, et nädala lõpuks kindlasti me oleme 35 meetri peal. Jällegi, kui me samamoodi jätkame, siis me oleme 5. dimensiooni tasemel võib-olla septembris näiteks või oktoobris kuskil. Millas, kas dimensioon ise ka kohale tuleb, ei oska öelda. Võib-olla tuleb äkki. Äkki jõuame footonvöösse, oleks ka tore muidugi.
vot, nii et selles mõttes asjad lähevad ilusti. Noh, jah, kui nii vaadata, eks ju, kui ei süvene sellesse nii-öelda igapäeva ellu, sellesse, mida Aktuaalne Kaamera räägib ja millest Delfi kirjutab, just, siis on kõik hästi. just ja see on ülioluline, et mitte Ja. anda sellele infole energiat. See on igaühe vastutusel hoida ennast sellest infost eemale. Just. Niikuinii sealt midagi head ei tule. Aga muidugi ma saan aru, ajakirjanduses on ju nii, et uudis on ju see ikkagi, et inimene hammustab koera, mitte vastupidi, eks ju. No siis tuleb anda selliseid uudiseid. Just. Nii et selleks korraks siis jälle niimoodi. Väga tore. Aga igal juhul aitäh sulle, Toomas, ja kohtume Ja. taas Valguse kanalil ja ilusat päeva jätku kõigile. Kohtumiseni. Kõigile.